Tulen täna eetrisse põhimõtteliselt esimest korda, aga ma loodan väga, et mitte viimast ja tahaks, et see muutuks lausa regulaarseks. Aga mu mõte on selles, et rääkida natukene rohkem konstellatsioonidest, rääkida rohkem sellest, mida ma teen, kuidas ma saan olla kasulik sellele maailmale, kuidas ma saan olla kasulik inimestele ja kuidas ma saan tuua rohkem mõistmist, arusaamist sellesse suhteliselt kirjusse maailma, mis praegu meie ümber on. Mitte alati pole praegu nagu kõigil kerge aru saada toimuvast, kõigil pole lihtne. Meil kõigil on omad raskused, omad probleemid, aga nendele on võimalik vaadata otsa süsteemsest seisukohast ehk konstellatsioonide abil. Millegi jaoks nad on meie elus olemas. Millegi jaoks antakse meile mingisugused raskused, katsumused selleks, et neid ületades astuda inimesena absoluutselt järgmisele tasandile, teisele tasandile, areneda, evolutsioneerida. See on meie ainukene elu eesmärk selles maailmas. Miks just täna? Mul on täna selline harras tänutunne selle eest, et mu vanemad 60 aastat tagasi abiellusid. Kui palju nad enne seda varem kohtusid, koos olid, ma täpselt ei tea ja mul on väga kahju, aga ma ei saa ka seda enam küsida. Aga tänasega 60 aastat tagasi nad tegid oma liidu avalikuks. Kui palju mina olen tahtnud tulla avalikuks oma tegemistega konstellöörina. Sellest on ka päris palju aega läinud. Aga ma pühendan tänase esimese sellise pikema eetri selleks, et tähistada oma vanemate pulma-aastapäeva. Ma pühendan selle nendele. Ma olen väga tänulik oma vanematele enda elu eest, kõikide nende õppetundide ja kogemuste eest, mis ma neilt sain. Ja alles konstellöörina ma hakkasin 2017 õppima konstellatsioone. Läksin loomulikult sellisest raskest kohast iseenda elus. Ega normaalsed inimesed selliste erialade peal tavaliselt ei satu. Kõik peab tulema ikkagi läbi mingisuguste valupunktide ja kriiside. Siis alles nüüd, aga nüüd pikka mööda ma olen hakanud nii-öelda tänu konstellatsioonidele ja enese tundma õppimisele aru saama, mida mu vanemad mulle tegelikult andsid, mida need kriisid või traumad ja kõik see, mida see mu elus tegelikult on, kuhu see mind on toonud. Absoluutselt kõigel on põhjus. Igas kriisis on võimalus avaneda ja areneda. See ongi põhimõtteliselt järgmisele astmele ülemineku eeldus. Me peame millestki loobuma, mingisugusest tasandi ületama. Kui see toimub teadvustatult, siis on see vähem valulik, kui see toimub nii-öelda sellise teadvustamata moel, siis need kriisid on tavaliselt sügavad ja väga valulikud, aga muutus toimub nii või naa. Nii et kõik, mis on mu elus olnud, kõik, millised on olnud mu vanemad, mida ma neist varem arvasin, millised illusioonid ma oma vanemate osas kujundasin, kui palju nad mind armastasid või kui vähe nad mulle andsid. Need olid kõik minu ettekujutused sellest. Nad andsid mulle kõik, mis nad said. Ja nii on absoluutselt igaühe jaoks, igaühe elus täpselt sama. Kujutame väga palju endale ette. Me loome endale ise illusioon, millised vanemad me tahame, et meil oleksid olnud või oleksid olemas, kui palju nad oleks pidanud meid armastama, kui palju meile andma, kui palju meie eest hoolitsema. Tõde on selles, et nad andsid täpselt nii palju, kui neil anda oli. Ja ma olen nii väga tänulik kõige selle eest, mis ma sain. Oli seda palju või vähe, aga ma tean, et see oli kõik, mis neil anda oli. Nii et ma olen ülitänulik, et ma olen siin, et ma olen täna sellises kohas, kus ma võin aidata inimesi läbi konstellatsioonide, läbi grupikonstellatsioonide, läbi isiklike individuaalteraapiate, sest vaadates asju süsteemselt on
su maailmavaade lihtsalt muutub. Sa saad aru, milleks sulle antud on mingisugused katsumused, milleks on sulle antud mingisugused kogemused. Sa saad aru, kus sa parasjagu asud. Sa saad aru, et ilma inimesteta, kes sulle midagi näitavad, tagasi peegeldavad, annavad sulle kogemusi, sa ei muutuks. Selleks on antud vanemad, õpetajad, partnerid, lapsed, kolleegid, inimesed sinu ümber, selleks, et sulle näidata, kes sa oled. Ja kui sa ei ole rahul sellega, mida sa näed, kes su vastas on, siis tegelikult pead vaatama rohkem nagu sellesse, kus kohas on sinus see koht, mis sind trigerdab või käima tõmbab. Vot nii, aga konstellatsioonidest siis, mis on konstellatsioonid? Konstellatsioon on süsteemne meetod, millele on aluse pannud Bert Hellinger 70. aastatel ja see võimaldab selle, mis toimub meie alateadvuses, tuua nähtavale. Alateadvus hõlmab nii-öelda meie elust ja me toimime sellel kuskil 95%, ainult 5% sellest, mida me teeme, on teadvustatud. Maailmas on palju rohkem seda, mida me ei tea, kui see, mida me teame. Ja see teebki elu põnevaks. See teeb elu avastamisväärseks. Meis endis on täpselt sama palju avastamata. Ma arvan, et 95% me keegi ei adu, mis me sees tegelikult toimub. Ja see ongi koht, kus me võime seda hakata nii-öelda teadlikkust iseendast tõstma. Konstellatsioon annab selleks suurepärase võimaluse. Me võime vaadata, miks me ei saa nii-öelda surnud punktist minema. Miks me maadleme mingisuguste sümptomitega. Miks meil ei õnnestu üks või teine asi. Miks me oleme mingisugustes mustrites kinni. Kui me elame, me võime öelda, et meil on sellised nagu teadvuse tasandid, need on põhimõtteliselt korrelatsioonis ka meie energiakeskuste ehk tšakratega. Esimene, teine tasand on sellised juurtasand ehk esimesel energiakeskusel me toimetame ja me oleme kinni oma suguvõsa programmides. Ja sellest suguvõsa programmist välja saamine on kõige raskem astuda nii-öelda teisele tasandile, kus me juba kuidagi kire ja loominguga suhtume oma elusse, kus me saame aru, et meil on võimalus luua oma elu. Me oleme väga paljus kinni just nimelt esimeses energiakeskuses, esimesel teadvuse tasandil sellega, et me nii-öelda tallume oma suguvõsas läbi käidud stsenaariume. Me oleme nendes kinni, me ei näe sealt väljapääsu, sest nii on alati olnud. Ja see on väga tugev energia, mis meid seal kinni hoiab. Need on väga tugevad süsteemid ja väga tugevad programmid. Sest tänu sellele oled sa üleüldse siin elus praegu, sa oled siia sündinud, ehk suguvõsa selliste reeglite abil ellu jäi. Sellest välja tulla on raske iseseisvalt. Aga see on võimalik. Sa ei pea tulema suguvõsast välja, mitte sellest ma ei räägi, vaid sellest, et näha, mis suguvõsas oli sellist, mis sind antud hetkel takistab. Öelda, jah, nii oli, aga ajad on muutunud. Ma võin nüüd teisiti sellele küsimusele vaadata ja selle probleemi lahendada, mitte nii, nagu mu vanaema seda tegid. Nii et konstellatsioon annab väga palju juurde sinu teadlikule meelele. Et nii-öelda absoluutselt kõik probleemid on võimalik nii-öelda ära läbi valgustada. Kust nad on tulnud? Kust nad on alguse saanud? Miks nad sind kinni hoiavad? Ja miks sa ei saa edasi, ei jõua sinna, kuhu sa võib-olla ka sooviksid? Vahel me isegi ei oska soovida, sellepärast, et alati on olnud niimoodi, et kõik on töötanud, sealt tulevad kõik meie need uskumused, rahad tulevad raske tööga ja kõik muud sellised täitsa baasuskumused, mille pealt me toimetame ja me ei anna endale seda isegi aru. Aga vist oleks aeg
see tähendabki see, et kui me aru ei anna, siis me olemegi alateadvuses. Kui me anname endale aru, et vist on nüüd ajad muutunud, ongi teadlikkuse kasvatamine iseendas. Konstellatsioonis saad sa iseendast teadlikumaks päris kindlasti. Sa saad aru, miks su paarisuhe on selline, nagu ta on. Sa saad aru, miks sul lapsed on sellised, nagu nad on, sest igaühel peab süsteemis olema õige koht, kui nad süsteemist kuskilt oma kohalt nii-öelda välja kukuvad, kui su laps on sinu jaoks hoopis sinu lapsevanem või su partneri koha peal, siis ei ole sulle õieti suhet ega ka sidet sinu lapsega õigest positsioonist. Nii et su laps kindla peale siis mõne aja pärast viib oma psühholoogile 20 aasta pärast mingisuguseid teemasid lahendada, kuigi enda arust oled täiuslik vanem. Mul on tulemas 134 konstellatsioonid sellel nädalal. Ma teen keskmiselt 2-3 tööd, nii ehk siis mul on kogemusi päris palju. Ma olen kõikidest oma töödest teinud lühikokkuvõtted oma Facebooki lehel Erika konstellatsioonide teraapia. Kutsun sind ühinema selle lehega lugejaks. Sa võid lugedes neid juhtumeid, kliendi juhtumeid. Mul on väga suur tänulikkus, et kliendid lubavad neid kajastada. Ma teen seda suhteliselt sellises, väga ei nämmuta, teen kiiresti. Annan ülevaate, millise probleemiga klient tuli ja kuidas või mis olid need põhilised punktid, miks see klient sellises olukorras on olnud ja kuidas sealt välja sai. Ja väga paljudel juhtudel isegi piisab lugemisest ja sa saad aru, et minu elus vist on ka midagi analoogset, et võib-olla siis sellepärast on minu elus ka mingisugused sellised korduvad mustrid või lood. Nii et ma kutsun ja julgustan sind tulema konstellatsiooni, ma julgustan sind lugema kokkuvõtted konstellatsioonidest, ma julgustan sind lihtsalt tulema vaatama konstellatsiooni. See on täiesti selline, ütleme siis niimoodi poolametlik süsteemne meetod, sellepärast, nagu ma ütlesin, meil on palju rohkem neid asju, mida me ei tea, mida me ei oska, seda seletatakse, ei tähenda, et see ei toimi või seda pole olemas. Toimib ja on olemas. Efekt on olemas päris kindlasti. Millest siis veel? Meil on 2 liiki motivatsiooni. Me võime tahta muutuda, võime soovida muutuda siis, kui porgand on meie ees või see porgand on meie selja taga. Porgand selja taga tähendab siis seda, et kui me oleme olukorras, kus me enam ei jaksa seal olla, kus see on meile nii tohutult raske, kui see on koormav, kui ma enam ei suuda seda taluda, siis see on üks motivaator. Teine motivaator on see, et kui ilus, ma tahan seda, ma kujutan ja mõtlen ja kujustan endale ette seda, mida ma väärt olen, mida ma endale luua suudan, kuhu ma tahaksin jõuda, et ma tunneksin teatud seisundit oma elus, rahulolu, õnne ja nii edasi. Siis see on see porgand, kui ma näen midagi enda ees, kuhu ma püüdlen. Ja kui sa ei ole veel nii-öelda nende porgandite osas selgusele jõudnud ja seisad ikkagi veel selles surnud punktis, siis konstellatsioon annab sulle võimaluse teha see esimene samm. Läbi tunnetada, mismoodi on olla selles kohas, selles uues kohas, kui sa oled vanast väljunud ja teel liikumas uue poole. See on puhtalt selline kehatunnetuslik meetod. Sa tunned läbi emotsioone, mida sa pole võib-olla mitte kunagi lubanud endal tunda. Nii et võimas meetod, midagi pole öelda. Ma julgustan kõiki tulema sellega tutvuma lihtsalt vaatlejana, asendajana, osalejana, sest alles seal väljal olles sa saad aru, kui vägev see meetod tegelikult on. Tere tulemast konstellatsiooni, oled südamest oodatud. Ilusat päeva sulle.